mul läks täiesti meelest ära hommikul, et ma tahtsin vlogima hakata seda nädalavahetust. Hommikul, mis me tegime, sõime värki-särki ja siis olime õues tund aega. Ja siis ma tegin Borschi või ta siiamaani siin keeb. Teen Borschi ja siis me lähme Pisifestile. Pisifest toimub Loo koolis ja me seal esineme. Meil on üks hästi väike tants. Kohe esimesed oleme ja siis saame ülejäänud seda festivali nautida. Nii et tuleb huvitav päev või õhtupoolik, kui nii võtta. Peale Sonja lõunaund hakkabki see pihta kell 4. Ja ma just siin võtsin riided kõik välja, mis on vaja talle selga panna, mis on mulle vaja kaasa võtta, sest mina selle kleidiga ei lähe, see on valge kleit, ma igaks juhuks äkki autoga määrin ennast ära. Mis sa teed? Kas sa lähed magama varsti? Kuule. Kapi peale ei saa ronida. Me läheme magama varsti, emme tahab ka uneku teha. Igatahes me siin toimetame ja siis näeme teiega uuesti siis, kui me ärkame ja oleme teil loole. Me oleme nüüd kodus tagasi, sööme suppi ja see esinemine läks nagu selles mõttes, suppi sööme ja sina sööd ka. See esinemine läks selles mõttes nagu nii kehvasti, et kuna Sonja pole nii ammu käinud selles muusikatunnis ja nagu tantsutunnis ja üldse ta on kuidagi hästi lastepõlglik. Ta ei nagu ajab kõiki ära, ta ei taha kellegagi mängida, ta ei taha nagu mitte midagi nendega, teiste inimestega, vahet pole, kas on lapsed või täiskasvanud, üldiselt lapsed, sest lapsed lähevad tema juurde. Ja ühesõnaga ta nuttis terve aja. Õnneks see tants oli hästi lühike, et nagu ei ole hullu, aga nagu nii kahju oli, nagu hoiad seal last süles ja nutab ja mõmmi võtsime ka kaasa, aga see ikkagi ei pääsnud.
ja tal läkski nagu harjumiseks nii kaua aega, et põhimõtteliselt Loolala kontserdiks, mis oli siis tund aega hiljem, ta oli juba enam siuke mingi davai, et ma võiks nagu minna kuskile liigutada, midagi teha, naeratas seal ja niimoodi ja tegi asju kaasa, aga jah, selline laps, kellel on vaja harjumist, enne kui mingit tegevust hakata tegema. Vot, ainuke, kus tal harjuda pole vaja, on reisid. Seal ta on nagu kalavees ja ta on kogu aeg minuga ka, et seal ei ole nagu sellist rahvamassi, nagu mis, ütleme, istu palju. Tahad selle ära võtta? No võtame ära. Kuna täna hommikul oli kella keeramine, siis ma unustasin selle eile täiesti ära ja pidime kella 9 minema siia Viimsi spordikeskusesse käsipallimängu vaatama, mu sõbranna tütare mängu. Aga kuna me ärkasime vana aja järgi 7:30 ehk siis uue aja järgi 8:30, me ilmselgelt ei jõudnud poole tunniga ennast valmis ja siia mängule. Aga me tulime hiljem ikkagi. Et kuna nad juba siin on, siis lihtsalt tulime vaatama mingit teist mängu ja nendega kokku saama. Paraku järgmist mängu me ei jõua vaadata, sest hakkab kell 2 ja Sonja magab siis. Nii et sellised lood. Võt, aga veits jalutame siin selle kooli läheduses ja Tiipsu on ka. Sonja. Ja siis lähme koju. Täna õhtul käisime Tondiraba pargis. Käisime seal jalutamas ühe tuttava ja tema koeraga. Tripoli ja Sonja olid ka mul kaasas muidugi. Mõnusad 1,5 tundi olime seal. Sai mängida, nii palju rahvast oli. Viimati me käisime talvel, kui oli ainult mingi 1-2 last veel. Aga jah, praegu oli ikka päris jõhkralt palju rahvast. Arusaadav ka, ilmad on juba kevadised. Vot. Aga tänaseks, jah, sul on lõks peas. Tänaseks kõik. Ja homme juba uued tegevused. Tere järgmist päeva. Sonja, kus sa lähed? Me oleme siin mu vanemate Tallinna korteri juures ja tulime siia aega parajaks tegema siia parki ja siis ma lähen viin auto puhastusse. Sise- ja välispesu. Nii, vaatame selle auto hetke seisukorra üle. Päris rõve. Nii, ma võtsin kõik asjad ära. Seal on juhe ainult on vaja võtta. Väljast on must nii või naa, aga siin on sellised asjad. Sonja istme tuleb välja võtta ja siis saab siit ilusti puhtaks teha kõik loodetavasti. Aga need osad on kõige mustemad, sest ongi mina istun siin, Sonja istub taga. Ja that's about it. Ma olen kõik selle aja siin sadamas istunud. Nii mõnus päike paistab, veits tuuline, aga mõnus on ikka. Algus mõtlesin, et läheks kesklinna, jalutaks seal, mööda mingi, ma ei tea, vanalinna, mis iganes siin seda Põhja-Tallinnat, aga ma ei viitsi kuhugi minna. Selle asemel vaatasin ära, mis ta nimi on, Karini sünnitusvlogi. Mingi täiega istusin siin ja nuuksusin. Ma päris nutma ei hakanud, aga silma natuke võttis märjaks.
mõtlesin Sonja sünnituse peale. Et ja nii armsad on ikka need beebid ja sellised positiivsed. No ja kõiki sünnituslood. Kõik lähevad ikkagi hinge. Oot, aga ja siis, mis ma veel tegin, ma helistasin Pirita hambaarsti kliinikusse ja panin Sonjale hambaarsti aja homseks. Lähme esimest korda. Et see oli mul juba mõttes enne reisi teha, aga kuidagi ei jõudnud selleni, et aega kirja panna. Ja nüüd mul siin aega on, istun. Nii et jah, sellised hästi tegusad päevad on meil, mille mul on väga hea meel, et saab selliseid mitte ainult nagu Sonjaga selles mõttes tegeleda, ma ei tea, käia mingi mööda neid tantsu- ja muusikatunde ja võimlemise asju, vaid ka teha päriselt vajalikke asju. Saime auto kätte ja no puhas, kõik. Sonja tool tehti puhtaks, kõik asjad. Auto ise läigib, nii mis hirmus. No, siin pole ühtegi plekki millestki. Käime siin püsti. Aga tšau. Aga kõik tehti puhtaks. Auto sai väikse selle, mis ta on, vahakihi ka, nii et loodetavasti püsib puhtana natuke kauem. Ma vist ei maininudki, aga me tulime jälle siia põhimõtteliselt õe juurde, sest et Sonja kogu aeg mitu päeva siin Kego ehk siis Gregor räägib ja kuna meil on kodus ainult borš ja no mingid brokolid ja mingid kotletid olid ka, siis toiduvahelduse mõttes tulime ka siia hopsti, et sööme siin ja Sonja saab nendega mängida. Lähme tätiga. Õnnekesi emmele. Õnnekesi. Issand, mis mõnus, imeline. Ma ei tea, mul pole sõnu, lihtsalt nii mega ilm. Jälle. Sonja, tule. Käisime hambaarsti juures ära Sonjaga. Ja Sontsu, tule siia palun. Ja algus olin vales kohas või nagu neil on 2 kliinikumi ühel samal sellel hambaraviasutusel. Aga õnneks see teine ei olnud nagu kaugel. See on siin Merivälja teel. Ja Sonja, meil on siuke trikk. Mul on Ikeast ostetud pritsipudel ja Sonjale meeldib, kui ma pritsin talle seda suhu, sealt vett. Ja siis ta teeb suu hästi suuresti lahti. Ja ma võtsin selle pudeli kaasa muidugi. Ja see õnnestuski meil. Hambaarst sai näha siis tema hambaid natukene. Ütles, et nagu vilksamisi niimoodi muidugi mitu korda tegime. Ja aina rohkem see suu avanes, aga ühesõnaga ütles, et väga tore, kõik on hästi, ta ei näe mingeid musti täpikesi, ehk siis auke midagi ei ole. Ma arvata võiks või nagu loota võiks, et nii väiksel veel ei ole. Ja hambumuse kohta on veel nagu vara midagi öelda. Et kui need viimased tagumised hambad tulevad ära, siis saab juba rohkem kosta selle kõige kohta. Aga kuna me oleme siin Pirita metsas, mere ääres, siis me lähme võtame vankri. Küsin Sonja käest, kas ta tahab vankrit, ütles jaa. Nii et lähme võtame vankri ja lähme jalutame natukene. Tere hommikust. Eile oli selline, ei olnud nagu kiire päev, aga me olime hästi palju õues ja ma ei tea, muidugi ei viitsin nagu midagi rääkida ka, et fookus oli mujal. Aga eile Sonja uinaku ajal käis meil siis külas lastekaitse. Mul on siin muidu hästi tugev ja nagu toetav kogukond tekkinud nende 2 aasta jooksul, aga mõni ussike, 1 või ma ei tea, võib-olla neid rohkem, ma ei tea, on siia ära eksinud. Ja teate, ma nii tänan seda ussikest.
et ta saatis vihje lastekaitsesse. Sest et kui ei oleks lastekaitse tulnud mulle külla, ma poleks saanud seda kõike infot, mis ma sain neilt. Sain väga kasulikku infot seoses sellega, et olles üksik ema ja tegeledes sellise endisega, nagu mul on, ma sain neilt väga-väga palju head infot edaspidiseks, et kuidas, mida teha, kuidas käituda, kõike sellist asju. Ja see vihje, mis siis tehti, on ju, et sellega ei, lihtsalt tuldi, selgitasin ja oligi kõik. Et I'm doing my best. Nad on inimesed, see on nende töö ja kõik mõistavad. Välja arvatud see usike. Vot. Ja peale kauba, peale selle veel ma sain, või ma pole veel saanud, aga ma varsti saan, kuna mulle meili saadavad, et saate kirja teraapiasse. Thank God, selles mõttes, et kui oli see lahkumine, jah, ma olen selline 2 jalaga maa peal inimene ja realist, ütleme, mõni ütleb mulle, et sa oled selline nii negatiivne. Ei, ma olen negatiivne, ma olen realist. Lihtsalt elu on selline negatiivse alatooniga kohati. Ja siis, et siis ikkagi mõtlesin, et peaks võib-olla minema, et oma vaimset tervist kuidagi turgutada. Aga sinna paika see jäigi ja nüüd siis ma saan selle mõned korrad tasuta. Et väga-väga suur aitäh selle eest. Meil tuleb 20 minuti pärast tuleb see ventilatsioonitehnik, sellepärast et ma tunnen ja tegelikult ma tegin ka katse, et see ventilatsioonisüsteem ei tööta nii, nagu ta peaks. Nimelt ma panin siis paberilehekese või salfaka õigemini panin selle ventilatsiooni ava ette ja see ei liikunud mitte kuhugi, ehk siis õhk ei käi läbi. Need vaatame, loodetavasti see saab selle paika korda, siis kell 10 on meil tantsutund Sonjaga, peale seda viin ta Kehra, siis peale seda ma lähen näohoolitsusse ja peale seda ma pean õepoja viima ära ühte kohta ja siis lähen tuttava juurde, kellega on mul vaja arutada mõnda juriidilist asja ja siis ma tulen koju ja lähen magama ja siis lähen õhtul tööle. Nii et selline plaan. Palju ma jõuan sellest filmida, eks näis. Kell on 7:30 ja ainuke klipp, mis ma tegin terve päeva jooksul, oli see mu kummitusnägu, kui mul oli mask peas, ma olin näohoolduses, sest et ma lihtsalt lasin ühest kohast teise, mul ei olnud aega mitte midagi loogida ilmselgelt. Et jah, väga palju sai täna teinud, ma jõudsin lõpuks koju kell 6 ja ma olin mul on tund aega magada. Ma mõtlesin, et ma ei jõua selle aega magama jääda, aga ma magasin. 6,5 tundi läks mul aega kodus ja ma ei tea, mul on praegu küll siuke tunne, et järgmine päev on käes, aga tegelikult on see sama päev. Nii et ma käin ruttu õues koeraga. Ja siis ma lähen Circle K'sse, sest et ma olen täna söönud ainult 2 aiakest, mis ma ostsin Teko sööklast. Ja hommikul siin ka on ju, aga millal see oli. Ja siis lähen tööle. Ma ei tea, mis must täna alles jääb. Kuidas ma selle öö vastu pean. Aga eks töökaaslased hoiavad ärkvel. Käisin siis esimesel teraapiasessioonil juba.
ma arvasin, et see on tund aega, aga see oli 1,5 tundi. Aga see aeg läks nagu tegelikult väga kiiresti. Ja ma ei tea, kas on kuidagi kergem, võib-olla ma ei ütleks seda, sest et tegelikult ma olen neid asju jaganud nagu lähedaste sõbrannadega. No muidugi nad ei ole nagu psühholoogid ega midagi sellist, aga siiski sellest on väga suur abi olnud, on ju. Ja mul on veel mõned nii-öelda kaetud seansid, et võib-olla tõesti nagu maksan ka omast taskust selle hiljem. Aga järgmine aeg sai juba kirja pandud ja siis juba hakkame vaatama muid asju. Et praegu nagu fookus on olnud kogu aeg ühel teemal, ühel inimesel. Ja töö küsis ka lõpus, et aga mis sa nagu sellest teraapiast nagu ootad või tahad, ja siis mul alguses nagu ei olnud nagu mingeid küsimusi või siukest nagu mõtteid. Ma ei tea, minu jaoks ka ju uus asi, et ei oska nagu, küsimused tekivad ajapikku, on ju, ja mõtted ja siis seansi lõpuks mul tekkiski üks nii-öelda idee ja põnev tõesti, et mis ma sealt kõik teada saan või kuhu me sellega välja jõuame. Et enda puhul ma tunnen tõesti, et ma ei tea, kas mul seda otseselt nagu vaja on, aga jällegi ma saan väga palju uut teada loodetavasti. Nii et väga rahul, et see minuni jõudis. Küll ütleme, see jõudis minuni nii-öelda algselt negatiivselt, negatiivsete asjade põhjal, aga lõppkokkuvõttes on kõik ikkagi positiivne. Praegu oleme siin Pirita metsas. Jalutame ja hakkame vaikselt kodu poole tagasi minema ka. Täna on siis vlogimise viimane päev. Alustasin laupäeval, täna on reede. On jah. Et põhimõtteliselt ongi nii-öelda nädala vlog täis. Täna siis lähen trenni. Ma olen praegu siin spordisaali ees. Terve märtsikuu ma ei käinud trennis, sest esimene nädal ma olin haige, 2 nädalat olime olime reisil ja siis viimane nädal kuidagi nii-öelda taastusin sellest kõigest. Käisin tööl ja värki ja nüüd siis on aprillikuu ja lähen esimest korda trenni. Vaatame, mis see keha ütleb, kas ma üldse jaksan enam midagi, hakkab jälle nullist pihta, ilmselt. Ja lihtsalt ma tunnen, et see aprillikuu, nagu ma teadsin juba ette, et mul tuleb hästi palju kulusid seoses autoga, sest et kui ma ostsin selle auto, siis ma ostsin aprillikuus ja siis oli vaja kõik teha kindlustus ja see hooldus ja ma ei tea, kas tehnoülevaatus oli ka vaja teha, aga see on iga 2 aasta tagant, ehk siis seda sel aastal ei ole. Aga jah, siis sattus niimoodi, et mul oli suverehvid vaja osta veel sellele autole uued ja siis ma käisin ju märtsis, käisin veel auto puhastamas, on ju. See ei ole küll siuke kohustuslik, see oli mu enda valik. Ja ühesõnaga jah, kulusid on päris palju ja pluss see kuu loodetavasti toimub siis ka ostumüügi tehing korteril. Muide ma ei ole maininud, aga hindaja käis vahepeal ka siin selle nädala vlogi jooksul. Ja mis veel? Ja siis see peamine ventilatsioonisüsteemi ventilaatorid läksid meil läbi ja vahetus maksab. Saime hinnapakkumise. Ma siis hiljem guugeldasin, otsisin veel mingeid firmasid, kelle poole pöörduda hinnapakkumise osas, et nagu vaadata, leida see kõige parem. Ja samal ajal ma siis leidsin ka kogu selle seadme enda hinna ja see vahetus läheb maksma pool sellest seadmest endast, selle seadme hinnast.
mis on nagu minu meelest crazy, ma võiks juba nagu uue seadme siis osta. Kuigi noh, otseselt seda vajadust pole, on ju, aga see on lihtsalt nagu absurdne minu meelest, sest kortermaja ise ei ole ju nii vana, et miks see seade või miks need ventilaatorid nagu nii kiiresti läbi läksid. Tundub mulle nagu arusaamatu on siiamaani. Aga noh, it is what it is, sellega tuleb tegeleda. Et jah, selline lugu. Aga täna on plaan minna jõusaali. Mõtlesin, kuna ma siin Lidli lähedal olen, siis lähen vaatan ka sinna. Tihtipeale ma käin seal nagu enamus ajast sellepärast, et vaadata, kas on mingid ägedaid mänguasju, siuksed, seal on soodsad ja sellised head variandid, huvitavad vahel. Et peale seda, kui ma selle kleepsuraamatu sealt sain, siis ma olin mingi vau. Ja rohkem vist ei olegi, mul on vaja minna mõned frangid ära vahetada eurode vastu ja siis koju õhtul tööle, mul on veel 2 tööpäeva. Jah, ja rohkem plaane polegi, kell on juba 3 läbi, nii et ega siin pikka pidu nii-öelda enne tööpäeva ei ole kah, aga ma ütlen teile siinkohal aitäh, et vaatasid, aitäh, et elate mulle kaasa, aitäh kõigile, kes on olnud väga toetavad kogu selle aja jooksul. Nagu ma räägin, need 2 aastat, mis te siin olete mind tundnud. Niivõrd kuivõrd, et ma räägin, tegelikult kaadri taha jääb nii palju asju ja nagu kõiki asju ei jõua update ida ja ei peagi nendes vlogides. Igal juhul näeme teiega järgmises vlogis. Ma arvan, et ma teeksin siukse mõnusa pausi sellest, sest et nagu ma ütlesin, mul on siin palju asju tulema sees selle kuu jooksul ja kõike ei pea avalikkusega jagama. Kuigi siiamaani ma olen päris palju jaganud teiega, on ju. Et jah, aga olge mõnusad, olge terved ja nautige seda ilma, kuigi praegu on vihmane, aga siiski kevad tuleb ja suvi juba ka. Olgu, tšau!